Tervist, mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja käesolev on minu pikem kommentaar. Eesti ühiskonnas võiks vist öelda revolutsiooniliste kaadrite poolt algatatud 2 paralleelset protsessi, mis ma ei oleks sugugi üllatunud, kui need oleksid ka omavahel vähemalt mingil tasandil koordineeritud. Esimesel tasandil on rääkinud meile haridusminister Kristina Kallas sellest, kuidas lapsevanematel ei ole õigust võtta oma lapsi ära tundidest, mille eesmärgiks on nende tundide kaudu laste homoseksuaalne ja homoideoloogiline indoktrineerimine. Ja teise punktina on Kristina Kallas kinnitanud, et kõiki erakoole, kaasa arvatud kristlikke erakoole, kes sellisele homoideoloogilisele indoktrinatsioonile ei allu ning riiklikus õppekavas ette nähtud indoktrinatsiooni lastele pähe ei tambi, neid ootab tegevusloast ilma jäämine. Teise protsessina on aga Eesti Evangeelne Luterlik Kirik algatanud soolise ja seksuaalsuse arutelu. Me tuleme Kristina Kallase juurde tagasi ja varuge natukene kannatus, sellepärast et ma kavatsen ikkagi ja jälle mängida teile ette tema vastused, mida ta ütles siis Varro Vooglaidi poolt tehtud arupärimisele. Korra me oleme seda teemat siin Fookuses saates juba kommenteerinud, aga seda teemat ei tohi lasta tegelikult ühiskonnas kuidagi ära vajuda. Tegu on äärmiselt olulise ja keskse revolutsiooni sammuga, mida hakkavad tajuma enda nahal kõik lapsevanemad, kui see peaks sellisena läbi minema. Kust see asi tööle hakkab, on see, mida ka mina olen juba nendes kommentaarides siin rääkinud. Ja see on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis hiljuti välja antud LGBTIQ inimeste võrdsete võimaluste edendamise aluspõhimõtete tegevuskava. Ehk siis selline 5 aastak 2025 kuni 2030 homoideoloogia juurutamise 5 aastak. Ma olen teinud sellest pikema kommentaari ja selle temaatika läbi hekseldanud ja seda tegevuskava teile kõikidele tutvustanud. Seekord ma loen ette ainult selle, mis puudutab seda haridusvaldkonda. Tegelikult on see tegevuskava üldine ja puudutab põhimõtteliselt kogu Eesti ühiskonnale kuni Eesti välispoliitikale homoideoloogia kohustuslikuks tegemist. Aga tuleme selle haridustemaatika juurde. See dokument sedastab tegevuskava konkreetsetes punktides, nimelt 1.1.4, et Haridus- ja Teadusministeerium koostab soovituslikud juhised õppekavade rakendamiseks ning õppeprotsesside kirjeldused, milles selgitatakse, kuidas saab LGBTIQ teemasid käsitleda sobivates seostes erinevates ainevaldkondades. LGBTIQ teemasid on võimalik käsitleda, leiab siis see dokument näiteks põhikooli ja gümnaasiumi ainevaldkonnas sotsiaalained, nagu ajalugu, inimese õpetus ja ühiskonna õpetus. Ja seda siis arvatakse minevat täitmisele, ehk siis sellise punkti tähtaeg, millal see peaks olema täidetud, on juba käesoleva aasta 4. kvartalis. Ehk siis kohe peaksid riiklikesse õppekavadesse ilmuma Haridus- ja Teadusministeeriumi kohustuslikud juhised, kuidas antud sotsiaalainetes, kas ajalugu, inimese õpetus või ühiskonnaõpetus, niinimetatud homoideoloogia ja soolisuse teemasid siis käsitleda ja kuidas neid õpilastele edastada. Sellelt lähtudes Varro Vooglaid tegi järelpärimise haridus- ja teadusministrile Kristina Kallasele, kelle partei naudib praegu seal kuskil 1,5% rahva põlevat toetust
et mida siis sellega kavatsetakse teha, et kas A on õpilastel ja nende vanematel õigus keelduda sellistes tundides osalemisest ja B, kas kristlikel erakoolidel on õigus mitte alluda homoideoloogilisele indoktrinatsioonile ja mitte oma õpilastele selliseid riiklikus õppekavades ette nähtud homoideoloogilist ajupesu õpetada ja neid õpilasi niimoodi indoktrineerida. Ja Kristina Kallase vastused on vägagi selged. Siin ei ole topeltmõtlemise kohta. Kuulame natukene neid vastuseid. Nüüd teie küsimus seoses sellega, et kas õpilastele ja ka nende vanematele jääb õigus keelduda nendes tundides osalemisest, kus arutatakse LGBTIQ tegevuskava teemasid. Vastus on see, et meil reguleerib õppesüsteemi või hariduses õppimise kohustuse osa reguleerib riiklik õppekava. Riiklikus õppekavas on määratletud kohustuslikud õppeained, mille õpetamine on ette nähtud põhikooli ja gümnaasiumiseaduse alusel. Õppekava tervikuna ei ole mitte kellelegi valikuline. Riiklik õppekava on standard, mitte soovituslik raamistik ja inimõiguste jälgimine on läbi põhimõte. Õppekava tagab, et haridus kujundab kodanikke, kes väärtustavad võrdsust, sallivust ja demokraatlikke hoiakuid. Vanem ega õpilane ei saa valida, millistes õppeainetes või teemades osaletakse ja millistes mitte. Nüüd küsimus, mis saab kristlikest erakoolidest, millele ei ole LGBTIQ tegevuskava keskmes olev homo- ja transideoloogia usulistel ja muudel ilmavaatelistel põhjustel vastuvõetav. Ilmselt te teate ka ise, aga ma kinnitan siit puldist siis üle, et mis tahes üldhariduskooli tegevuse aluseks on riiklikult kehtestatud õppekava, mille alusväärtused ja sihiseaded on laiem ühiskondlik kokkulepe ja mis tagab iga inimese õigused ja vabadused nendes piirides, mille annavad teiste inimeste õigused ja vabadused. Erakooli õpilastele hariduse andmise aluseks peab olema riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekava, mis on koolis õpingute alusdokument. Kooli õppekavas peavad olema kirjeldatud riiklikus õppekavas esile toodud 8 üldpädevuse kujundamise teemat, sealhulgas ka inimõigused ja inimeste vabadused ning täpsustused ka õppekorraldusele riikliku õppekava üldpädevuste ja õppe eesmärkides. Nii et erakool on kooli tegutsemisvorm, mis ei anna õigust kirjutada ennast välja haridusregulatsioonist, sealhulgas ka kooliastmele kehtestatud riiklikust õppekavast. Nii, ehk siis mitte mingisuguseid erandeid selles küsimuses ei tehta. Riik sätestab oma riikliku õppekava, millele peavad alluma kõik vanemad ja õpilased. Vanematel ei ole mingisugust õigust riiklikus õppekavas ette nähtud programmidest keelduda. Ning punkt 2. Riiklik õppekava on koolidele kohustuslik dokument ja koolid, mis kehtestavad siis oma kooli õppekava, peavad lähtuma riiklikust õppekavast ja seal esile toodud seisukohtadest. See on selline üdini revolutsiooniline bürokraatlik jutt, mida Kallas siin välja suust ajab. Ehk siis lihtsalt julmalt kehtestatakse riiklikus õppekavas homoideoloogiline propaganda ja kõik peavad seda jälgima. See on põhimõtteliselt nõukogude aegne muster. Nõukogude aeg on siin selles õppekava diskussioonis ilusti tagasi tulnud. Mitte mingisuguseid erandeid ei tehta, südametunnistuse ja usuvabadust justkui põhiseaduses ei eksisteeriks. Meil on sellised prillidega tädikesed haridusministeeriumis, kes kehtestavad selle, kuidas teie laps peab hakkama mõtlema nendes küsimustes, nagu tema tõlgendab neid inimõiguste küsimuseks, aga meie tõlgendame seda eelkõige julmalt ideoloogiliseks küsimuseks, kus inimesi indoktrineeritakse, justkui homoseksuaalsus ja homoseksuaalsed suhted oleksid moraalsed, head ja lubatavad ja justkui oleks abielu täiesti
võimalik sõlmida ka homoseksualistide vahel, samast soost inimeste vahel, mida Eesti abielu rüvetav perekonnaseadus, tõsi, kehtestab, aga mis on vähemalt kristlaste ja konservatiivide arvates illegitiimne. See ei ole kooskõlas loomuseadusega. See on ebaõiglane seadus ja see tuleb esimesel võimalusel ära tühistada. Ehk siis puhas ideoloogilise diktatuuri kehtestamine koolides. Üllatus, loomulikult ma pikalt ei peatu sellele, aga kes selle eest on hoiatanud, me oleme rääkinud seda 10-15 aastat ühiskonnas, et niimoodi hakatakse seda asja tegema. See ei ole enam üldse mingisugune uudis. Aga nüüd me näeme seda reaalselt, et see hakkabki toimima. Ja me ei tohi seda tegelikult ühiskonnana. Me ei tohi seda ühiskonnana kuidagi kalevi alla nüüd praegu pühkida. Sellisel viisil, et just kui loodame siin kas kirikute liikmetena või erakoolide juhatustena või mingisugusel muul ühiskondlikul tasandil sellele, et 1,5 revolutsiooni punaste madruste partei nimega E200 on ilmselt Riigikogus ja kindlasti ka valitsuses viimased aastakesed, viimased kuud ja et siis, kui tuleb parem valitsus, et siis kogu see asi lendab uppi või vähemalt antakse mingisugust lisaaega kohaneda. Ei, tegelikult me peame kohe praegu võtma väga selge seisukoha. Ja minu üleskutse kõikidele inimestele tegelikult, kristlastele ja kristlike koolide juhtkondadele, lapsevanematele, aga ka õpilastele, kes on traditsiooniliselt, mõistlikult, normaalselt meelestatud, on see, et esiteks, me peame teadvustama, et meil on väga tõsine probleem, et need on plaanid, millega soovitakse tungida inimeste usu ja arvamuse vabaduse väljale. Neid sunniviisiliselt indoktrineerides, meie lapsi sunniviisiliselt indoktrineerides. See ei ole mingi naljaasi. Sellega te seisate head kristlased, kirikujuhid, kristlike erakoolide juhid silmitsi juba ilmselt käesoleva aasta 4. kvartalis. Nii nagu see dokument sedastab. Sest see dokument ütleb välja ka selle, et kogu selle LGBTIQ indoktrinatsiooni eesmärgiks ei ole miski muu, kui kujundada minu ja teie laste eetilisi ja maailmavaatelisi tõekspidamisi. Ehk siis sellised revolutsionäärid, tädikesed kuskil ministeeriumis hakkavad vormima meie laste moraalseid veendumusi. See on nende eesmärk algusest peale olnud. See on selle nokulaulu ühiskonna peamine eesmärk. Hakata saada oma karvased kämblad meie laste kallale ja hakata vormima nendest ühiskonnale nii-öelda siis tublisid kodanikke, kes ei saa oma kasvatuse eelkõige mitte kodust, vaid koolist. Selliste nokulaulu tädide haiglastest fantaasiatest. Ja kui kasutada nüüd sellist retoorikat, siis asi on väga tõsine. Asi on väga tõsine. Aga kui läheme tagasi sellisele, koolijuhtide ja kirikujuhtide nii-öelda asjaliku retoorika juurde ja mõttemallide juurde, siis te peate aru saama sellest, et te seisate sellega, head inimesed, silmitsi. Kui nüüd vaadata seda, et milliseid koole Eestis üldse olemas on, siis võime ainult mainida siit mõningaid. Näiteks Tartu luterlik Peetri kool. Jällegi sedastab seda, et selles koolis lähtutakse kristlikust maailmavaatest. Tartu katoliku hariduskeskus
mis on Tartu katoliku kool iseenesest, kus toimub gümnaasiumini õpe ja kus jällegi lähtutakse katoliku ja kristlikust maailmavaatest. Püha Miikali kool, mis on selgelt võtnud kristliku hoiaku ja katoliku maailmavaate, selle Püha Miikali kolleegiumi sõsarkool Kohilas, Kohila mõisakool, kus samamoodi lapsed õpivad kristlikus nii-öelda väärtusruumis. Püha Johannese kool, ortodokside kool, mis nimme ütleb seda, et kontseptuaalne ja sellest lähtuv tegevuslik kooskõla on õigeusu kirikuga ja õigeusu kiriku õpetusega loomulikult. Tallinna Toomkool ütleb kohe välja selle sama asja. Eesmärgiks on kristlikele väärtustele ja kultuurile toetuva kaasaegse heatasemelise üldhariduse sidumine kaunitel kunstidel põhineva huvitegevusega ja nii edasi ja nii edasi. Tunnussõnadeks kristlikud väärtused ja kristlik kultuur, millele õpetus toetub. Ning siis veel ka Kaarli kool, luterliku Kaarli koguduse kool Tallinnas. Kooli igapäevane elu ja töökorraldus baseerub kristlikul maailmavaatel ja väärtustel. Esimene lause. Kõikidele arusaadavalt. No, see on ju väga selge, mis on kristlik maailmavaade nendes küsimustes. Või on? Vaat see on nüüd selle valemi teine pool, mida hakatakse mudima juba evangeelse luterliku kiriku sees oma seksuaalsuse ja soolisuse aruteluga. Ja hiljuti on välja tulnud siis evangeelne luterliku kirik sellise erinevate arutelupaneelidega. Siin on dokument või baasdokument sellest, milline on siis soolisuse ja seksuaalsuse arutelu selline kammertoon, mis pannakse käima selleks, et seda arutelu pidada. Arutletakse ka teistel teemadel, näiteks luterliku identiteedi ja õigeks mõistmisõpetuse teemadel, piibli autoriteedi ja tõlgendamise teemadel ning elu alguse ja pühaduse teemadel ja siis lõpuks soolisuse ja seksuaalsuse teemadel. Ja kui seda dokumenti lugeda, siis on selgelt arusaadav see, et evangeelses luterlikus kirikus on sarnaselt väga paljudele sõsarkirikutele käima lükatud kiriku sellist praktikat. Ma ei ütle veel, et kas õpetust, aga vähemalt kiriku praktikat ja pastoraalset praktikat muutev revolutsiooniline, seksuaalrevolutsiooniline protsess. See dokument ei ole teoloogiline, see dokument on üdini ideoloogiline, sellisest revolutsioonilisest ideoloogiast läbi imbunud algusest lõpuni. Loeme siit mõningaid peatükke, ma ei viitsi seda algusest lõpuni teile esitleda, aga väikese maitse saab suhu kasvõi siin, kui lugeda, kuidas kirjeldatakse siis tänapäeva ja nii-öelda kiriku ja piibellike õpetuste vahelist suhet. Tänapäevased arusaamad, ütleb see dokument, inimese soolisusest ja seksuaalsusest erinevad paljuski piibliaegsetest arusaamadest. Samal ajal on kasvanud teadlikkus soolise ebavõrdsuse, soopõhise vägivalla, stereotüüpide ja võimusüsteemide mõjust inimese elule, tervisele ja usule. Kirikul tuleb küsida, kuidas kõneleda soolisusest ja seksuaalsusest viisil, mis oleks ühteaegu teoloogiliselt vastutustundlik, piiblitekstide suhtes aus ning inimväärikust ja õiglust edendab. Siis tuuakse siin ära teemad, millega kavatsetakse milles siis arutelu seisneb ja arutelu siht.
millist tunnistust tahab kirik anda Kristusest ja evangeeliumist soolisuse, soolise võrdsuse ja seksuaalsuse küsimustes praeguses Eesti ühiskonnas? Kuidas kujundada arutelusid ja praktikaid nii, et kirik oleks paik, kus tõe otsimine käib koos armu, hoolimise ja inimväärikuse austamisega ning kus edendatakse õiglust, vastastikust lugupidamist ja vastutust nii naiste kui meeste, aga ka kõigi inimeste suhtes. Need on siis arutelu sihid selles dokumendis, mille teemarühma liikmetena on alla kirjutanud Kaido Soom, selle teemarühma esimees, Jaan Lahe, teoloog Margit Lail, Mikk Leedjärv ja Urmas Nagel. Ja kohe on arusaadav sellest dokumendist selline peamine probleem. Milles seisneb see intriig või probleem selle arutelu dokumendi juures? See intriig seisneb selles, et tänapäevased arusaamad, nagu siin ka juba ette loetud, on erinevad sellest, kuidas on käsitletud neid teemasid piiblitekstides ja piibliaegadel. Ning me peame kuidagi mitte, ja see on oluline punkt, mitte viima piibli õpetuse ja siis ka kirikliku õpetuse tänapäeva maailmasse, mitte arutlema eelkõige selle üle, et kuidas kõige tõhusamalt jõuda inimesteni traditsionaalse, piibelliku ja loomuseadusliku õpetusega seksuaalsusest ja soolisusest, vaid kuidas hakata tänapäeval juba levinud seksuaalrevolutsioonilist maatriksit sisse masseerima kiriku õpetusse. Kuidas teha sümbioos sellest terviklikkusest. Ja siin tulevad appi muidugi tänapäevased piibli teoloogid, kes räägivad sellest, et sellised seksuaalsuse määratlused nagu Mooses esimeses raamatust peale loomulikult Genesisest, kus Jumal loob mehe ja naise. Aga miks mitte ka Moosese seaduses homoseksualismi selge hukkamõist ja korduv hukkamõist apostlite kirjades, nagu näiteks apostel Pauluse kirjas roomlastele. Pauluse kirja esimene peatükk räägib sellest väga selgete terminitega, et need on ajastu spetsiifilised terminid ja neid ei tohiks tänapäeva ühiskonda üle kanda. Nii et tänapäeval me justkui peaksime võtma omaks sootuks teise nägemuse, mis meile annab ette tänapäevale seksuaalrevolutsiooni läbinud kultuur soolisusest ja seksuaalsusest. Ja nüüd ongi küsimus selles, kuidas ära teha see teoloogiline uperpall, et hõlmata selline õpetus ka tänapäeva kiriku arusaamadesse. No kuidas seda tehtud on? Seda me võime näha sellest, kuidas anglikaani kirik on Inglismaal käitunud, kuidas on luterlikud kirikud käitunud Soomes, Rootsis, Norras, Saksamaal, kuidas Saksamaa katoliku kirik on käitunud ja kuidas on põhimõtteliselt ennast asetatud kiriku õpetusest väljaspoole, peaaegu täiesti avalikult. Mis puudutab just nimelt seda soolisuse ja seksuaalsuse temaatikat. Ehk siis, kuidas kirikud on taganenud omaenda selgest loomuseaduslikust arusaamast sellest, mis on mees, mis on naine, kuhu kuulub seksuaalsus kuulub abiellu ja mis on patt ja mis ei ole. Muuseas, patt on mõiste, mida siin soolisuse ja seksuaalsuse kontekstis üldse ei puudutata. Mitte kordagi ei esine selles dokumendis sõna patt. Ja ma teen nüüd väikse sellise kaaveati, sellepärast et mina teadupoolest ei ole Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku liige. Ja miks ma kommenteerin seda? Ma kommenteerin seda eelkõige sellepärast, et tegu on ikkagi Eesti ühiskonnas ajalooliselt väga olulise institutsiooniga, Eesti Evangeelse Luterliku Kirikuga. Ning kui selle kiriku suhtumine loomuseaduslikesse kategooriatesse, nagu mis on mees ja naine ja seksuaalsusesse, hakkab kuidagi muutuma või siirdub mingisugusele ähmasele alale,
siis on sellel ühiskonna vaates väga selged ja drastilised tagajärjed. Ja kui ma selliseid dokumente loen, siis ma loen neid põhimõtteliselt nagu enam-vähem avatud mingisugust kirja, mille vahelt paistavad läbi revolutsionääride otsesed intentsioonid muuta kiriku õpetust. Ja teha seda mitte niivõrd selle kaudu, et muuta kiriku õpetust, vaid hakata vaikselt nii-öelda praktika ja pastoraalsuse kaudu ette söötma seda, et meil on muutunud käsitlus sellest, kuidas kirik käsitleb soolisust ja seksuaalsust. Ehk siis mina käsitlen seda eelkõige nii-öelda välise liikmena, mitte Eesti evangeelse luterliku kiriku liikmena, vaid ühiskondlikul tasandil inimesena, kes näeb, et sellel, kuidas ELK seda küsimust käsitleb, on tegelikult ühiskonnas väga suur kaal. Ja ütlen kohe algusest ära ka selle, et kui siin räägitakse meile diskussiooni algatamisest, siis arutelu ja diskussioon on need tootemõisted, millega revolutsioon alati algatab projekte, omades juba väga selget ettekujutust, kuhu see diskussioon peab välja jõudma, milliste tulemusteni see asi peab välja jõudma. Kui keegi paneb teile ette, et hakkame arutlema nendel küsimustel, mis tegelikult on täiesti juba ammu teada ja ammu selged, siis on tegu sellega, et üritatakse neid ammu selgeid printsiipe lagundada ja nendest taganeda ning jõuda välja mingisugusele uuele seksuaalrevolutsioonilisele positsioonile. See on asja idee. Seda dokumenti lugedes tuleb see niivõrd selgelt välja. Siin ei ole mitte mingisugust küsimustki sellest. Nii et eesmärk on põhimõtteliselt muuta luterliku kiriku suhtumist homoseksualismi, muuta luterliku kiriku suhtumist sooideoloogiasse laiemalt. See on see kogu selle arutelu eesmärk. Ja ma võiksin tegelikult minna natukene kaugemale, kui kogu seda arutelu nii-öelda raamistikku siin vaadata. Siis need teised teemad, mis siin välja on toodud, ja see on ka alati revolutsioonilise protsessi üheks tunnusjooneks. Need teised teemad, mis siin on selline ballast, selline kooli teatri näidendi rekvisiidid, luterlik identiteet ja õigeks mõistmisõpetus, piibli autoriteet ja tõlgendamine, elu algus ja pühadus, mis tõsi on oluline teema loomulikult, kui me räägime näiteks sündimata elu kaitses, see on väga-väga oluline teema. Ja kirikul oleks, ka luteri kirikul oleks viimane aeg võtta selles küsimuses väga selge ühemõtteline positsioon sündimata elu kaitseks ja ütelda, et iga sündimata elu hävitamine on patt, mis karjub taeva poole. Aga siis tuleb see selline peatükk nagu soolisus ja seksuaalsus. Ja see on niivõrd arusaadav, kogu see raamistik, mis meil siin on. Ehk siis meil on nagu terve rida mingisuguseid selliseid kauneid rekvisiite, luterlik identiteet ja õigusmõistmisõpetus, piibli autoriteet. Ma võib-olla solvan kedagi, kui ma selle nüüd välja ütlen ja inimesed võivad mind hakata mööda Viru tänavat kividega taga ajama, eesmärgiga mind kividega ära loopida, aga ma ütlen selle täitsa ausalt välja, kedagi ei luterlikus kirikus ega ühiskonnas ei huvita see, mida kuskil diskuteeritakse sellest, mis on luterlik identiteet ja õigeks mõistmise õpetus. Või milline on piibli autoriteet. See ei huvita kedagi ei kirikus ega ühiskonnas. Need on küsimused, mis nagu kooli näidendis
kuuluvad kategooriasse õpilased, kes etendavad puud ja põõsast, või need õpilased, kes vaikselt väristavad sellist pikka sinist lina, mis sümboliseerib jõge, kust Ofeelia allavoolu läheb, voolab, aga nii-öelda kardinate taga ootab oma etteastet ei keegi muu kui Hamlet. Ja kolp käes on valmis tulema ette ja oma monoloogi ette lugema. See on see peamine asi, kuhu poole pürgitakse. Ja selleks peamiseks asjaks siin on seesama soolisuse ja seksuaalsuse temaatika. Ja see on tehtud revolutsioonilise protsessi poolt selgetel eesmärkidel. Et nii-öelda mõistlikud inimesed võiksid öelda, et me oleme arutanud sellised nagu väga laiapõhjaliselt erinevaid kiriku elu ja kiriku suhtestumise küsimusi tänapäevase ühiskonna ja maailmaga. Ja loomulikult on siin mingisuguseid äärmuslasi nagu Järvi, kes tulevad ja ütlevad, et et ikkagi see homo küsimus on kõige olulisem küsimus, et loomulikult Järvile on see homo küsimus kõige olulisem küsimus, aga meie normaalsed inimesed siin räägime luterlikust identiteedist ja piibli autoriteedist ning tõlgendamise lahendustest ja seal hulgas ka räägime natukene seksuaalsusest ja soolisusest. Arutleme sellel teemal ka. Ei ole. See, kogu see ballast siin ei huvita tegelikult mitte kedagi. Delfit, Luige meediat, revolutsionääre ja feministeeriume ja mõttekoda Praxist ning kiriku enda revolutsionääre huvitab ja moderniste huvitab eelkõige see, kuhu tullakse välja selles nii-öelda Hamleti monoloogis, selles peateemas ehk siis soolisuses ja seksuaalsuses. Millised on selle temaatika peamised tagajärjed? See on see arutelu kese. Sellega üritatakse muuta luterliku kiriku positsiooni ja üritatakse välja tuua ja üritatakse viia see positsioon samadele arusaamadele kui seksuaalrevolutsioonist läbi imbunud liberalistlik ühiskonnakorraldus. Et see oleks vastavuses sellega. Niimoodi, et kui me hakkame neid teemasid ühiskonnas arutama, ei oleks enam seda probleemi, et meil on ikka veel kirikutes võimul selline traditsionaalne seksuaalmoraalne õpetus või traditsionaalne õpetus soolisusest, vaid kirik oleks juba sellelt vundamendilt ära viidud ja kui seda nüüd edasi ühiskonnas arutama hakatakse, siis võivad jällegi mõistlikud inimesed ütelda seda, et kuulge, et siin on mingisugused äärmuslased, kes räägivad loomuõpetusest ja loomuseadusest ja seksuaalsusest traditsionaalses tähenduses ja soolisusest niimoodi, et mees on mees ja naine on naine ja mitte ema ei ole isa, nii nagu meie justiitsminister kunagi välja ütles, Liisa Pakosta. Ja siis on nagu terve rida kaasa arvatud kirikud, kaasa arvatud Eesti üks peamiseid kirikuid ELK, mis ütleb, et soolisuse ja seksuaalsuse teemal me oleme jõudnud sellisele kompromissile selles küsimuses seksuaalrevolutsioonist läbi imbunud ühiskonnaga. Ja sellel kaalukausil on väga oluline, et kirik oleks nii-öelda ära tehtud, et kirikust oleks tehtud lakei, et isegi ei oleks enam seda olukorda, nagu praegu on, et küll kõik vaikivad selles küsimuses, soliidne on vaikida, ei ole soliidne välja tulla näiteks SAPTK meeleavaldusel, mis soliidselt, rahulikult, väärikalt toetab ideed, et abielu on mehe ja naise vaheline liit loomuseaduslikult ja jääb selliseks ning ei ole riigi poolt ümber defineeritav. Ei ole mõttekas sinna tulla, kuigi omaenda kirik, nii nagu ELK toona, kui me seda meeleavaldust tegime, õpetab selgelt seda, et abielu on mehe ja naise vaheline liit. Et isegi see vaikus ei ole enam piisav, vaid oluline on see, et sellele küsimusele antakse oma kaal, mis ühiskonna tervikkaalus need
selle kaalu konkreetselt revolutsiooni poole ära kallutab. See on selle asja sisu. Ja see on selle arutelu sisu. Ja see on tegelikult ka oht olukorras, kus meil ühelt poolt Kristina Kallas tuleb ja räägib, milliste diktatuurlike, totalitaristlike vahenditega plaanib haridusministeerium ja riik julmalt alla suruda õpilastele, vanematele, koolidele seda homoideoloogilist agendat. Ja teiselt poolt siis kirik, mis justkui peaks vastu võtma nagu nägemuse, mis ei omagi enam ei hambaid ega küüsi sellise revolutsioonilise agenda vastu, kui seda hakatakse tema enda erakoolides läbi suruma. Sest me oleme juba arutlenud sellel teemal ju. Las ta siis olla niimoodi, et ka luterlikud koolid ja Kaarli kool ja Toomkool ja teised võtavad siis selle programmi omaks. Et see on see agenda. Aga sellest hoolimata peaks nüüd nende koolide juhid, lapsevanemad ja kiriklikud autoriteedid, õpetajad, preestrid, piiskopid võtma ikkagi selge positsiooni, kui nad vähegi on kiriklikul, loomuseaduslikul seisukohal, mis on õige nendes küsimustes. Ja te seisate põhimõtteliselt kus? Te seisate olukorras, kus meie enda väike pisikene vabariik hakkab teile peale suruma antikristlikku ideoloogiat, satanistlikku ideoloogiat. Te seisate olukorras, kus see enda pisikene vabariik tuleb ja hakkab meie lapsi väärastama. Koolis ametliku riikliku programmi kaudu. Ja nüüd on teile küsimus. Mida te teete nüüd siis? Mida teie teete lapsevanematena? Mida teie teete kirikujuhtidena? Mida te teete koolijuhtidena? Kas te lasete sellel läbi minna? Nii nagu see polekski mitte midagi. ELK-s küsimus väga paljudele traditsionaalselt mõtlevatele õpetajatele, pastoritele. Kas te lasete sellel nii-öelda arutelul, mille siht, nüüd võivad modernistid karjuda, mida nad tahavad. Ei sõna arutelu, sõna bla bla bla. Ei. Selle siht on muuta kiriku suhtumist. Ma võiksin selle raiuda kuhugi kivisse. Selle siht on muuta kiriku suhtumist ja ultimatiivselt õpetust. Kas selle pisikese arutelu raames muutub kiriku õpetus? Ei muutu veel. Veel ei muutu, aga muutub kiriklik suhtumine. Asetatakse kirik teele, kus lõpuks ootab teda põhimõtteliselt sama asi nagu 2019. Aastal Soome evangeelse luterliku kiriku juures, kus kirik võttis endale Helsingi Pride'i homoseksualistide uhkuse kuu ametlikuks partneriks. Tema sai siis uhkuse kuu korraldajate ametlikuks partneriks. Seal on teie lõppeesmärk. Seal on teie peatus. Ja tegelikult ka veel mitte lõppeesmärk, aga seal on teie peatus. See vahepeatus enne täielikku pimendusse ja satanismi langemist. Seal on teie vahepeatus, kuhu kogu see arutelu tegelikult välja jõuab ja tahab välja jõuda. Modernistide sellise mahinatsiooni kaudu. Katoliku kirikus on olnud see täpselt sarnane. Katoliku kirikus on see praegu kestev protsess. Need on niivõrd läbinähtavad protsessid. Seal on see lõppjaam või vahejaam, kuhu see välja jõuab. Ja te peate võtma positsiooni selles küsimuses. Eesti kirikute nõukogu peab võtma positsiooni selles küsimuses, kui tullakse meile ja meie koolidele peale suruma lastele, vanematele täiesti vastuvõetamatut õpetust. Kus te olete? Võtke palun sõna. Võtke nüüd, tõuske üles ja ärge laske sellel läbi minna. Sest kui tuleb see, siis on juba väga raske tagasi pöörata seda. Praegu peaks olema kirikute nõukogu
kristlike erakoolide juhatused, ELK, nii palju kui neid inimesi seal on, kes loomuseaduslikule õpetusele, vaadates seda soolisuse seksuaalsuse dokumenti siin veel alla kirjutavad, ja erinevate kirikute juhid, katoliku kiriku piiskop, ortodoksi kiriku piiskopid, nagu üks mees väljas ja ütlema seda, et ei, me ei lase sellisel ideoloogilisel indoktrinatsioonil meie lapsi, meie kõige olulisemat vara perverteerida. No, laste osalemise puhul nendes niinimetatud indoktrinatsioonitundides on olnud mõningaid kommentaare, et kõige lihtsam asi oleks siis, kui laps ei osale lihtsalt tunnis, et on enne haige oldud, ollakse ka nüüd, või et tehakse lihtsalt poppi ja ei osaleta tunnis, et asi see siis nagu ära kuidagi nihverdada ennast sellest tunnist on. Aga kui hakata mõtlema, siis see ei ole üldse nii lihtne. Sellepärast, et selge, loomulikult laps ei pea osalema selles tunnis ja võib ära tulla sellest tunnist ja peabki tulema loomulikult, kus talle mingit homoideoloogilist indoktrinatsiooni aetakse. Aga kui me vaatame seda, et mõtleme, et näiteks kui see on riikliku kooliprogrammi osa, see indoktrinatsioon, ja muidu on laps suurepärane viieline priimus ning on riikliku kooliprogrammi raames vaja näiteks teha mingisuguseid kontrolltöösid ja eksameid ajaloos, ühiskonnaõpetuses, siis on ju selge, et lastelt hakatakse ka küsima selle kooliprogrammi raames neid küsimusi ja ta peab põhimõtteliselt selle ideoloogilise jura, mida talle seal õpikus või tunnis on aetud, eksami või kontrolltöö raames ka ette kandma. Ja võib ka ütelda, et okei, aga asi seegi siis on, et võtad selle programmi lahti ja loed korra pool tundi läbi, kirjutad ära ja mis seal ikkagi on, et saab hakkama. Aga ei ole, asi on põhimõtteline. Asi on põhimõtteline. Esiteks mõelge selle peale, et kui keegi ei osale selles tunnis ja ei tee sellist kontrolltööd, et muidu on ta viieline, aga siis saab selle kontrolltöö 2. Ja näiteks 9. klassi lõputunnistus on, tänu sellele on näiteks ühiskonnaõpetuse üldnumber või üldhinne kõvasti madalam, kui ta muidu võiks olla. See ei ole õiglane, see ei ole asi, mida peaks tolereerima. Et ma panen teile südamele, head õpetajad ja head lapsevanemad, kui te mõtlete seda oma laste reaalset koolis käimist, siis selle asjale tuleb saada punkt praegu panna. Selle asjale tuleb stopp-märk ette panna praegu, mitte hiljem. Mitte hakata vaikselt šlikerdama siis, kui see asi on juba kohal, vaid kohe praegu. Ja selgelt väljendada seda, et ei kavatseta ei sellist programmi õpetada koolis ega kavatseta lasta oma lapsi sellisele tunnile. Ja ma ei ole küsinud järgi, et mida plaanivad nüüd erakoolide juhid teha ja ilmselt ma peaksin seda tegema. Aga kindlasti, kui nüüd mõned erakoolide inimesed seda kuulavad, mida ma siin räägin, siis palun mõelge selle üle. Ärge laske sellel teerullil läbi tungida, sest järgmine tasand on ka see, mida te näete tegelikult Inglismaal toimuvad, et kui te tulete välja ja ütlete Twitteris või endises Twitteris, tänapäevases Xis või kuskil Facebookis mingi kommentaari, mis süsteemile ei meeldi, siis tuleb ametnik, politseiametnik teile ukse taha ja ütleb, et teate mida või, nüüd lähme jaoskonda ja teid hakatakse menetlema ja te võite oma vabadusest ilma jääda mitmeks kuuks, võib-olla mitmeks aastaks, sest te olete vihakõne ja riikliku poliitika vastu avaldanud protesti viisil, mis meile ei meeldi. Kas me tahame Eestist reaalselt sellist diktaatorlikku riiki? Totalitaristlikku riiki, sest väikesest pisikesest Eestist, kus meie enda poolt kinni makstud ametnikud ja ministrid kallavad meie lastele pähe solki ja perverteerivad ja kujundavad
nende moraalseid hoiakuid. See peaks olema esimene asi, mis lapse vanematele on selge ei. Ei ja veel kord ei. Kõik lapse vanemad, teadke, et see dokument on olemas, riik plaanib sellist asja, Kallas, 1,5% toetusega partei Kallas, räägib meile konsensusest, et selline konsensus on saavutatud, et nad tulevad teie laste ajude ja väärtuste kallale. See on nende modus operandi, see on nende töö, kuidas nad lapsi üritavad ära võtta vanematelt. Ja peamine küsimus, mis lastevanematel siin on see, et lüüa rusikas lauale ja ütelda, et lapsed ei ole riigi oma. Riik ei otsusta sellistes ideoloogiliselt tundlikes küsimustes seda, mida ta õpetab ja mida ta ei õpeta. Tegelikult, kui nüüd rääkida ideaalist, siis on see, et lapsevanemad peaksid ise looma endale koolid. Ja riigil ei ole üldse mingisugust õigust tulla sinna kobisema, mida seal õpetatakse ja mida ei õpetata. Eelkõige olulistes maailmavaatelistes küsimustes. Riik hoidku oma karvased kämblad sellest täiesti kõrvale. See peaks olema ideaal. Aga vahepealne ideaal on see, et kõik need siin mainitud kristlikud erakoolid saavad lähtuda kristlikust õpetusest, mis on selge. Ja kõik ELK liikmed samuti, kui te vaatate seda soolisuse ja seksuaalsuse arutelu dokumenti, mis ELK kodulehel on pandud, siis võite nüüd küsida, et endalt. Ja võite oma lapsevanemad kõik küsida, ja võite lapsed küsida, koolijuhid ja kirikujuhid, et kas te ei tea, kas te ausalt väidate mulle, et te ei tea, mida loomuseadus, piibel, kristlik traditsioon ja kirik õpetab soolisusest ja seksuaalsusest. Kas te reaalselt väidate seda, et te pole käinud oma katekismuse tunnis ja pole oma Uut Testamenti läbi lugenud ja aru saanud nendest päevselgetest ideedest, meheks ja naiseks ta lõi naad ja pani paari, et teid saaks palju. See on viljakas suhe. Kristus evangeeliumites kordab seda ja ütleb, et see on lahutamatu suhe. Mida Jumal on paari pandud, seda inimene ärgu lahutagu. Apostel Paulus ütleb selgelt ära, et hoorajate ja poisipilastajate ja teiste kõlvatuse tegijate päralt ei ole taevariik. Kas te ei ole reaalselt aru saanud, mida kristlik traditsioon on õpetanud? Mida siin veel arutleda on? Arutleda on siin nendel modernistidel, kes üritavad teile seda oma ideoloogiat pähe määrida. Nendel on arutleda. Arutleda on revolutsioonil, millisel viisil teid hukata. Kas pea maharaiumise vahel abil giljotiiniga või mingisugusel muul piinarikkamal viisil. See on arutelu küsimus, mitte see, mida õpetab kristlik õpetus selles küsimuses, seksuaalsuse ja soolisuse küsimuses. See on ABC. Tuleme tagasi nagu elementaarsete asjade juurde. Ja loomulikult arutleda on revolutsioonil, kes tahaks näha nende kirikute õpetust perverteerituna. Ta on juba suu kinni pannud teil. Oleme ausad. Te enam pole ammu selles küsimuses selgelt ja jõuliselt välja astunud. Kaitsmaks oma enda õpetust, oma enda südametunnistust, oma enda traditsioone. Aga nüüd tahab ta ära perverteerida ka teie õpetuse ja ta tahab ära perverteerida teie laste, vanemate, teie laste eetilised, moraalsed arusaamad. Ta tahab teha seda, et te ei oleks võimelised tulema ja kaitsma oma laste moraalset ja maailmavaatelist tervikut ja puhtust. See on see.
mida sellised tädikesed, 1,5% toetusega prillidega tädikesed soovivad teha koos oma revolutsioonilise kaadriga Haridus- ja Teadusministeeriumis ja kogu selle ülejäänud revolutsioonilise kaadriga Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis. Nende karvased käpad kibelevad teie laste ajude järgi. Saage aru sellest, kulla inimesed. Ja minu üleskutse on see, et ärge kartke. Kartma peaksid need, kes ebamoraalsust ühiskonnas levitavad. Mitte need, kes seisavad loomuseaduse, tõe ja normaalsuse kaitsel. Kartma peaksid need modernistid, kes vaikselt šlikerdades mao kombel üritavad arutelu abil maskeerides sisse viia põhimõtteliselt doktrinaalseid muutusi ja arusaamu, revolutsioonilisi arusaamu kirikuõpetuses. Need peaksid kartma, mitte teie, head inimesed. Ja kui te kardate ja kui te välja ei astu, kui te vait jääte, siis te olete seda ühiskonda väärt. Siis te olete seda õpetust väärt, siis te olete seda küsimust väärt, mida võib-olla kunagi lapselapsed küsivad, et issi, kus sina siis olid? Või emme, kus sina siis olid? Kui mingisugused revolutsionäärid mao kombel ühiskonda sisse imbusid ja hakkasid päevselgeid asju muutma ja pea peale keerama. Kus teie siis olite? Kus te olite? See on see küsimus. Kirikujuhtidele, pastoritele, lapsevanematele, mina olen siin, mina teen seda kommentaari. Mul ei ole muid vahendeid. Mina olen siin Objektiivis, pean üleval seda portaali, kus me oleme 10 aastat raiunud seda sama asja nagu sepad oma alasi juures. Mina teen seda portaali, kus me oleme 10 aastat hoiatanud kõikide nende tendentside ja asjade eest, mis praegu meie silme all teoks saavad. Aga nüüd on kogu ülejäänud ühiskonna kord midagi teha ja esile astuda. Koolijuhid, lapsevanemad, kirikujuhid, pastorid, preestrid, tõuske üles, ärge laske selle revolutsioonil endalt üle sõita. Selline kommentaar, ma tänan teid kuulamast, seekord ma teen selle kommentaari natukene varem, sest mul on idee, et ma tahan asju edasi teha maal. Ma tahan minna maale ja teha lihtsalt maatöid. Teate küll seda sellist ürkset aastatuhandete vanust kutset, mis meestel tekib, kui lind laulab, vaikselt sädistab. Taevas on rändavaid pilvi ja roht hakkab vaikselt tärkama, siis tekib selline ürgne kutse võtta garaažist teritatud ketiga stiil ja tõmmata see käima ja teha natukene maatööd, et seda ma kavatsen siin teha, loomulikult Objektiivi toimetades ja Objektiivi tööd samal ajal ka tehes. Aitäh teile kuulamast, aitäh teile loomulikult toetamast, esiteks Objektiivi heldelt, suur tänu teile ja loomulikult aitäh toetamast ka seda kommentaari. Kõike head!